Tere tulemast, head vaatajad! Hobbyzone Drone Racing League teine etapp on jõudnud Vehosse, Citroeni ja Honda esinduslaagris Tallinna lähedal. Oleme hõivanud nende autoremonditööga ja oleme siia pannud mõned takistused. Oleme siia pannud natukene turvavõrku, oleme siia pannud erinevaid objekte ja formuleerinud siia raja, mis on kahtlemata kõige ägedam võistlusrada, kus me senini olnud oleme. Rada on väga tehniline, rada on väga kiire ja rada on väga ohtlik, sellepärast et töökoja sisustus on teatavasti vastupidav ja droonid, mis kaaluvad napilt, siin meil on kaalupiir maksimaalselt 500 grammi. Nad lendavad kiirusega kuskil 100 natukene peale kilomeetrit tunnis siin. Ja kui nad peaksin tõstukiposti tabama, siis on näha päris palju päris põnevaid ja päris pisikesi tükke. Sellest korrast on meil just meie live productioni ja võistajate poolt täiendamas Valge Klaar, kes on andnud meile kasutada mõned iPadid, mida me saame kommenteerimisel kasutada ja selle võrra on meil pilt parem. Ja loomulikult siis kogu rada on valgustatud Funtime'i poolt, kes on meie hooaja partner siis heli- ja valgustehnika osas. Ja mul on üks hea uudis veel. Nimelt kaamera kõrval seisab minu väga hea sõber, kaugelt Jõhvist siia tulnud spordikommentaator, vanakooli mees, Hardi Raiend. Kui meil oleks režiis aplodeerimisvõimalus, siis me paneks selle siia peale praegu. Nii, aga et mitte pikemalt venitada, siis võtame võistlejad starti ja alustame esimese finaaliga. Kuule, aga alustame võistlusega. Ja. Sellepärast, et peale läheb meil K-finaal. Just. K-finaalis AMK, Deniss ja Fomin. Ja. Ehk et paneme siis ka... Ossa. Ja juba kohe stardis oli meil esimene langenu. Siin on piloodi eesmärk on tegelikult väga lihtne. Jõuda 2 parema hulka ja siis 2 paremat lähevad edasi järgmisse finaali. Aga... Ja see finaal sai lõppu. See finaal sai lõppu enam-vähem, et kui siin reeglite järgi on niimoodi, et kui nüüd siis enne Red Bulli kas 2 tükki või finalistidest ära kukku, midagi juhtub, eks. Ja kui enne Red Bulli väravat on kokkupõrge. Jaa, kokkupõrge. Ja. Aga kuna nüüd siis üks ei jõudnud Red Bullini ja teine jõudis vist veel natukene kaugemale, siis on restart. Ei ole. Ei olegi. Ei ole. Lähevad 3 see on nüüd päris finaal. Ikka. Nii. Kohe 2 crash'i juba. Nii. Beton FPV on ainsana õhus. Ja kui ma ei eksi, siis ta võib-olla on juba sellega võitnud. Jah, ta peab nüüd... ja seal väga raskelt... väga raskelt olid need liikumised olemas, aga saab masina püsti. Ja, see, mis ta praegu tegi, see on selline asi nagu turtle mode. Ehk tal on üks tiivik on poolik, jah? Jah, üks prop on vigane. Ja nüüd ma tean seda, et kohtunik meil ilmselt selja taga juba soovib... ei, vaadatakse, äkki saavad veel õhku. Sest aeg on 2 minutit. Jaa, terve minut on veel. Terve minut on veel, just äsja oli see heli, eks ju. Ja nüüd veebivaatajatele ka üllatusmoment, et rajal on ka auto. Küll, sinna jõuavad varsti. Järgmised võistlejad. Et mul on selline kahtlane tunne, et vist seekord ei ole veel siiamaani pole veel sinna veel jõutud vist. Ei ole, jah. Et ma rääkisime sellest autost, mis on meil siin kohe esimese pikka sirge lõpus peale stardisirget. Ehk et see on siis see Citroen Xara minu mäletamist mööda ja see replika. Et masin sai täitsa liikuma. Ja nüüd ilmselt tekib see koht, kus režiir näitab meile ka seda järgmist autot, mis rajal on. Ja see on oota, piloot peab sinna jõudma enne. Aga see nii ei läinud. Ei läinud, aga tal on veel võimalus ju püsti saada. Ei, vist praegu istus kohtunik ütles next final. Nii, Beton FPV ja Tõnn lähevad siit edasi järgmises finaali. Siis finaal.
meil on stardis Zero FPV, HFPV, Beton FPV ja Tõnn. Lähevad minema, üks mees ei lähe. Esimesest väravast on 2 tükki ilusti läbi. 3. Ja nüüd Citroeni alt, Xara alt läbi, aga kas seda lippu võeti? Siin on nüüd küsimus, et üks minust see tagumise kurvi lipp jäi võtmata. Nüüd on need ülevalt. Vaata, õnneks on siin see, et ega meie pole kohtunikud. Jah, ei, õnneks on meie kohtunikud. Siis mõlemad need ülemised takistused, nüüd viimane ülemine ja nüüd tuleb keerata järsult alla. Ja siis jumperisse up. Kes jõudis? Üks ei, välja kaasa isegi. Nii, aga see postament, mis nüüd läbitud on, sellega on tegelikult siuke lugu, et selle nimi on Quicksilver Statue. Sellepärast, et Kalle Põllu isiklikult meisterdas selle. Väga hea. Tegelikult on selle ümber on päris pikalt võimalik arutada, aga ma arvan, seda me saame teha kuskil tagumistes või kõrgemates finaalides, sellepärast, et väga ehedalt on näha, kui erinevat moodi, kas üle paremõla nii-öelda või üle vasakõla seda võetakse. Näiteks Nuule teeb seda ühte moodi ja Kris teeb seda hoopis teistmoodi. Seda ma jõudsin juba märgata nii ja muidugi meie lemmikud punased prügikastid. Et sellised suured kolksud ja tuli ilusti läbi. Ilusti. Ja nüüd Quicksilver Statue'st läbi ja läheb järjekordsele ringile ja siin on meil praegu kaks sõitjat ju täiesti olemas. 2 sõitjat täiesti olemas. Ziroi on esimene. Tema siis läbinud 3 ringi. Täitsa isegi kõrvuti. Ei, näed, siin tuleb, mõtlesin, milles asi, aga et läks teistkordsele läbimisele ja tagumises kaugemas nurgas. Ja Tõnn sai ka 3. ringi kirja. Muideks Tõnn oli enne seda 3. ringi oli... Oota, kas meil keegi veel lendab? No praegu üks lendab veel. Aeg tiksub ja ma ei näe nii kaugelt lugeda. Sina näed? Tõnn. Tartu mees. Nii. Jäi võrku kinni. Ja tegelikult oleks jube hea, kui pilootidel oleks oma callsignid kõikidel peal. Ongi, aga kes meil siin nüüd kõige lõpuks jäi? Kes meil siin nüüd siis olles asja minema jäi, tähendab raja äärde? No minu andmetel püüab Tõnn endal püsti saada. Nii, ja minu andmed on õiged, sellepärast, et Valgeklaari iPad juba ei valeta. Tõnn on esimene ja Zero FPV on teine, kes läheb edasi finaalidesse. Siis Tõnis Käremaa ja kus me selle Zero on, Joris Nicole Bollujo. Oppa! Näed, lugesin välja sellise nime, näed, selline siukene. Joris Nicole Bollujo, soomlane. Soomlane meil täna siin, neid 2 tükki on. Nii, Resi juba ütleb, et lõpetage loba ära ja vaatame kordust. Leidsid jälle ühe prügikasti üles kuskilt. Ja siit lähme algusest peale. Nii, lähevad siit ära kõik koos. Võt, kui siin oleks ka veel resultaadid peal, siis oleks muidugi eriti tore, aga ei ole meil nüüd. Tähtis on see, et juba selles 4. sõidus, selles finaalis on, et juba 3 tükki sõidavad ikkagi juba päris pikalt ja see juba näitab, et hakkab tase tõusma ja mehed hakkavad ka juba siis ikkagi sõitusid päris nautima. Ja see tase siin hakkab järjest tõusma nüüd. Siin oligi niimoodi, et kui me vaatame nüüd seda päeva tulemuste taset, kus me leiame Zero GFPV, ehk siis oli sellise 2.17.9, ehk siis 4 ringi rütmis 17. Ja Beton sai sinna Quicksilver Statue'sse niimoodi sisse, et kas jäi ta sinna siis ka kinni ilmselt, jah?
ja seda ta siis viimasena siin no vaatame, kui me tegelikult, äkki me saame selle 3. pildi kordusesse panna, sest Betons oli, Whitepani meil droonid tagurpidi lendama. Ikka seda saab teha. Selline võimalus on olemas, siis miks mitte proovida. Nii. Ja, no nii. Siit hakkab välja tulema. Vaatame, mis tal siis valesti tuleb. Nii, tuleb siit treenist välja, keerab ilusti, kõik on ju veel hästi. Ja sirgelt vasakusse posti kinni kohe ennast. Ei kujuta ette, mis seal. See oli suhteliselt lõpus. Jah, et miks ta just sinna pidi minema, aga sinna ta läks ja see on jälle täpselt see sama koht, kuidas pidi see, kas üle paremale üle vasakule. et jah, selle Quicksilver statue'ga ongi see, et peavad nad minema ülevalt läbi ja tulema alt tagasi, aga see, kuidas nad seda teevad, see on ta nagu justkui nagu eksis ära sinna. Vaata, et see punane tepp on Quicksilveri oma või? Ei ole roheline? Ei, Quicksilver siin lendab, Quicksilver lendab kunagi hiljem. Näed, tal pole nagu, näed, signaal on seal, näed, ja nüüd see valge täpp siis. Nüüd näeb teda, jah. Nüüd me leidsime, ta läks kuule kaamerast välja. Nüüd ta tuleb pime ja kohe sirgelt. Sirgelt tuledes. Sirgelt posti. Jah. Hash-finaal. MKI, Mr. Bush, Zero ja Ten. Jah. Zero FGB-d ei ole. Zero G-d ei ole. Ten, Mr. Bush ja MKI. Mr. Bush siis kõige suuremaga. Ja kohe juba ikka sai ülesse, kuigi siis eesnurgas on Tõnn on jah, üritab püsti saada, aga kuidagi ei õnnestu tal see asi. Eesnurgas on meil MKI, ja. Kes tegelikult ju lendas alguses kõige pikemalt ja see, kes seal üleval on Mr. Bush. Ja. Ehk et tema siis on meil ja ka paremal allnurgas on tagurpidi pilt. Nii et põhimõtteliselt veel võimalus tuli ülesse ja kas ta nüüd saab ka lendu? Sai lendu? Ei, ikka. Ei, propp on katki. Ja, selge see, et siis viskab ära, nii et meil on praegu üks sõitja on alles. Kas sa näed tema... Jaa, see, kes meil sõidab, on Mr. Bush. Mr. Bush sõidab. Nii et siis on edasisaaja, mis nüüd? Ehmatas ära, teisele katsele nii-öelda, aga väga suure kaarega võttis ta siis seda Quicksilver Statue'd ja Xarast. Xara lipu pihta. Või sinna ja kinni ka veel leedidesse kinni, nii et need leedid on ikka paras omakorda veel selline. Aga kui ma ei eksi, siis Mr. Bush ja Tõnn lähevad edasi. Kohe saame teada. Mr. Bush ja Tõnn järgmisesse finaali. Lähevad nemad... Hakkavad vahetused ja toimetamised ning järgmine siis seltskond ootamas. Ja kordus on ka peale pandud. On siis üleval vasakul on meil MKI, üleval paremal Mr. Bush ja Tõnn siis all paremal. Vot, kommentaatorid jäid vait. Jaa, ma jäin vaatama, tegelikult ütleme nimelt, ma siit näen natukene halvemini, et ma tõmmad siis tempo peale, aga see selleks. Aga siin ei olegi vaikus, on kuldne. Paneme, nüüd läksime siis võitjapardele Mr. Bush. Lendab tema suure drooniga, täpselt 500 grammi ja tore on iseenesest näha, et selline rahulik kaalutletud lennustiil, sest kiirust oleks teil ju küll ja veel võtta, aga ei saa siin lahti vajutada hoolimata sellest, et tõenäoliselt pole meil Sauer ajal nii palju pikkustki üldse maksimaalmõõte, kui siin on minimaalne takistuste vahe. Ja. Et see Sauerradu oli vist 200 või? 260 ruutu. Jah, ruutu just nimelt. Siin on pea 1000 ruutu seda pinda, nii et ilmselgelt on siin võimalused ja suurte droonidega. Ja see lipp seal oli jälle nagu nuhtluseks ette pandud ja loomulikult veel siis, nagu te nägite ka
need samad kukkusid leedid järgi ja leedid ka veel. ja nüüd siis juba G-finaal. Põhisõit. Jah. Just, ja meie täiskasvanud inimesed teame, et G on üks väga tähtis koht. Finaalid arvestus. Me oleme jõudnud oma võistlusega G-punkti või? Täpselt nii see on. Et kui keegi veel otsib, kus on G-punkt, siis see on siin. Hetkel praegu on ta siin. aga hea küll, nali naljaks, aga see on ju täpselt niimoodi, et edasi jääb ju veel ainult siis paremaks minna. Peale G-punkti tuleb F-punkt ja? Jah, ehk siis vaatame. Nii. Nüüd vaatame, kas tuleb see 75% ära, millest ma rääkisin ennem. Lähevad stardis rahulikult. Mr. Bush võttis kohe nii-öelda esimesena. Kaamerapilt. Esimese laksu enda peale. No kuskil midagi... sai ülesse drooni. No üleval paremal sina räägid Karmast, on ju, tema on siuke... ta on äkilise sõidustiiliga, ütleme niimoodi, et ta ei tunnista kiirust nimega aeglane. Aga kõik 4 on momendil üleval, küll aga siis siin küll aga on need erinevad trajektoori valikuid ja neid trajektoori valikuid on siin päris mitmeid, et põhiliselt siis, siin me näeme juba ka nüüd aegu, ehk et siis kes juhtub vaatama siis seda live aegade tabelit, mida me näeme ringi läbimise aega ja siis me näeme nii-öelda arvutuslikku pace'i, mis tähendab seda, et selle 2 minuti jooksul suudaks võistleja sellise ringi ajaga läbida nii palju ringe. Aga hetkel on meil liider siis Karma. Karma, jah, läheb 7 ringi peale välja juba. No ei, ta on hetkel 4. ringil ikkagi. No ei jah, aga temal see ajagraafik praegu pakuks välja ju sellist tulemust, mis on tegelikult täna, kui arvestame, et võitjal, või ütleme, kvalifikatsioonide võitjal oli 8 ringi, siis on väga hea tulemus. Nii, aga ja Karma on meil maas. 4 ringi peal. Ja OG on hetkel ainsana õhus. OG tuleb välja kaubikust ja ongi tõesti niimoodi, et aega on tal 10 sekundit ilust. Veel on keegi ülesse saanud. Ja Karma on ka ülesse saanud. Nii et Karmal praegu siis, kui aeg tiksumas 2 minutit täis saanud, siis 6 ringi 2.18, OG-l 5 ringi 2.21, Mr. Bush jääb kuskil maha ja Tõnn on kohe päris esimesel ringil maha jäänud. Nii et praegu siis Karma veel praegu liigub, lõpetab nüüd näoda sõitu. Ei, see ei olnud mitte Karma, kes siin liikus, vaid see oli OG. OG hoopis? Jaa. Okei. Karma ja OG lähevad edasi, nii et vaatame nüüd, millised on need huvitavad kordused, mida siis Mait meil üles leiab, keda ta meile siit pakub. Ta leidis meile vist terve sõidu, ma arvan. Et kus on siis võtmekohad? Üleval vasak kadus mul kahjuks eest ära sõidutabel. Et Karma on paremal. Jah. Siis... Ja üleval vasakul on OG ja nemad kahekesi siis läksid ka edasi. Näed, ka Karma siin viskas korra külje maha ja seda siis sealt Xara juures tagasi tulles. Aga vaata, mida teeb all paremalt Tõnn. Tema kalibreeris endal mingit seadistusi. Nii. Et äkki saab Mait paluda natukene tagasi seda, kus siis all paremal. Vaatame, mida Tõnn teeb. Mait lennutab Tõnni stardi kohta tagasi. Jaa. Ja see, mida laseme veel siit tagasi, ja see, mida ta siis tegi, vaata, vormelis on keelatud, on ju, igasugu tiimi mingid särgid-värgid, aga mida Tõnn tegi? Tõnn läks videosageduste menüüsse. Ahah, sa näed seal, jah? Jaa, aga ma ei saa aru, mis ta seal teeb. Nii, konfigureerib midagi, setib. Jaa, power on kõik õige. No nool on seti juures seal. Jah, ta on õige kanali endale valinud, seda me näeme, kõik on olemas.
ja ei teegi midagi. No ju siis see on praegu nii aeglane pilt, et näed, nüüd kerib kiiremini natuke edasi ja tuleb õigesse kiirusesse, konfigureerib midagi. Aga et siis... Sest mingi põhjus ju peab olema, miks ta... Back. Jah, see käis nüüd tagurpidi, läks lihtsalt kontrollis, kas tal on videosagedus õige, jäi sinna veidikene toppama ja nii oligi. Miks? Ei tea. Ja nüüd siis kogu sõit uuesti, et... Vaata, kuidas Karma tuli bussist liiga suure hooga välja, ta ei tabanud seda Quicksilveri väravat ja keeras parema asemel, keeras hoopis vasakule. Jah, oli küll. Aga Karmal edasi saamise võimalus tekkis. OG-l ja Karmal siis järgmisse finaali liikumine nüüd siis koos Hippiga, kes on siis täna hommikul meile registreerinud, see on Henry ja GK ehk siis Gustav Skavats Brick Racingust. Meenutame siis. Karma siis Ringo ja OG on siis Oskar Ski. Ehk et siis järgmine finaal ja nüüd siis ilmselgelt natukene jälle läheb aega, pakitakse kokku ennast ja oleks võib-olla siin mingi joogipaus teha või räägid sina augu täis nii kaua? Teeme väikse joogipausi ja oleme mõned minuti pärast siis tagasi. Signaal on antud ja selle signaali pealt siis näeme juba päris ilusat algust. Jah, kõik on ilusti väravast läbi. Kõik 4 väljartud, paremal ülemine, aga saab ka Xaaralt uuesti välja jällegi. GK jah, sinna paremasse sektorisse tappama. Milline crash. Ja kus sai Hippi, sai löögi, tõstubki postilt. Kui ta sellest terveks ei, ma ei kujutate, mis seal siis. Hippi jääb alati terveks üldistused. Tal oli veel aega praegu ka veel meid kommenteerida, et kommentaatori töö ka ära teha, aga liikuma sai. Ja momendil on siis ainult üks pilt maas, aga otsib ennast nüüd üles ja vist saab isegi püsti sealt. Ning taas hea selline laks Hippil, aga Hipp jälle püsti ja uuesti rajal. No see on Hippi lennustiil. Aga vahepeal seisust, kui pool sõitu on sõidetud, siis GK-l läbitud 3 ringi ja Karmal läbitud samuti 3 ringi. OG 2 ringi peal. GK 4, Karma 3, OG 2 ringi. Ja päris hea ringiaeg, 19.9. Siin on tänased ringiajad olnud, parimad olid siin 18, isegi kus ma mäletan ühte 16 ringiaega, aga see oli siis practice'is, kus oled siin praktiliselt üksinda ja siis siin võistlussituatsiooni ei ole, aga praegu GK-l 4 ringi, Karmal 4 ringi, samal ajal kui Karma oli meil paremal... GK juba 5 ringi. GK meil siis üleval paremal ja Karma all vasakul. Diagonaalid siis sõnaga. Ja... Diagonaalide mäng. Nüüd suur pilt ka kaameratest. Kaameraid on sul täna 3 üleval, nagu ma aru sain. 2 rajal. 2 rajal ja 1 vaatab meid, aga see meid eriti ei vaata. Nii. Siis... Tulevad... Oi, millised koledad kolksud käivad. Pani sinna... Ja siin kohe järgi. Väravasse. Ja kohe järgi Karma ka kohe sellise virvarriga, et kui siin ainult seda pilti vaadata hästi lähedalt, see oleks praegu igatahes pea käiks ringi ja ei jaksaks küll kuhu. Ja kuidas aeg on? Aeg on täis ja kes me siis saab? GK või? GK ja Karma. GK ja Karma lähevad siis sealt edasi, siit edasi järgmisesse ringi ja vaatame siin korduseid, pakub meile Mait. Et mis meil seal siis huvitavat stardi hetkest oli. Hippi tegi juba kohe esimestel ringidel paar väga ägedat karusselli ja kaamerale... Hippi üleval vasakul, GK üleval paremal, Karma all vasakul ja OG all paremal. Ja. Mina keskendusin praegu siis Hippi pildile ja seda teeb ka meie suur ekraan ja siis Kustel see hästi tihe ja kõva kolks käis, kus see... Nii, alt nüüd läheb... Paneme selle Hippi pildi, siis korra siit kerime veidid tagasi ja teeme suureks ülevalt vasakult oleva pildi. Vahetult enne jumperit
paneb ta päris korraliku kolksu, kuhu pihta ma ei saanudki keerab lihtsalt sellesse posti ja selline mulje jääb, nagu kaamera oleks laagri peal. Aga pöörle kiirus oli võimas. Aga huvitav fakt, et kui esimestes finaalides lennati kamba peale võib-olla üks ring. Nii, nüüd saidi kokku juba 8, 9, 5, 4. Kadus mul eest ära, aga oli vist juba pea 15 ringi. No näed, nagu kamba peale kokku. Nii, järgmised, keda me veel ei ole täna maininud, siis Flyest FPV ja Rasmus Mägi. Ei ole see Rasmus Mägi, kes meil 400 meetri jooksuga tegeleb. Noorem ja kindlasti sellel tänasel võistlusel ägedam tegelane. Siis Campish Aleksandr Aleksejev, siis GK, kellest me täna juba rääkinud oleme, ja tema siis Gustav Skavats ning Karma ehk Ringo. Ehk siis lätlane Gustavs peab siis kuidagi Brick Racingu toodanguga Eesti poistele vastu saama. Nii et ootame nendel ja siis vaata, Maidu otsib sealt mingeid huvitavaid olukordi jälle välja. See Quicksilveri statue on tekitanud päris mitu erinevat. No, mis on nüüd üritad meil pead ringi ajada? Tõesti see kaamera... Ja oleme taas hipipargtel. Tuleb seda kõrget Hip tegi 2 tükki minu arust, Hipi tegi 2 korda sellist, näed. Täpselt posti kinni kohe ja enne jumperit, ring enne seda pani ta jumperi kõrval ja ring pärast, kui ta püsti sai ennast. Siin ta vahepeal veel eksis ära, ta sai üles ennast uuesti ja siis ülemine nüüd alla ja nüüd aga no kui ma vaatan aga kui napikalt ka. Vaatan seda hipi lennustiili, siis tal on hästi mõnusad nagu jooned selles mõttes, et kui ta nendest raja äärtest suudaks natukene eemal püsida, siis ta oleks ikka väga-väga kiire. Et ta on selline tagaveolise drifti stiili meil. Noh, vaatad kaamera liikumise järgi, kui kaamera läheb ikka vahepeal 45 kraadi mujale, siis on ju see tagaveolise liikumine, eks. Et kui esiveolisega, siis hoiad trajektoori täpsemalt sees. Nii, näed, järjekordselt selliseid crash'e siin. Ja nüüd kuhu siis nüüd? Ülesse sinna... ülesse sinna selles tõstuki posti, tõstuki diagonaali, mitte diagonaali, mis ta siis on, rõhtposti. ja järgmises seltskonnal siis ettevalmistuse aeg praegu ja hakkame korraks, siis lähme sinna päevaste tulemuste juurde, siis vaatan siin Flyesti. Mul ei ole nii head aparaati nagu sinul, ehk mul ei ole valget klaari, ma pean niisama paberi pealt selle maha lugema. Aga võtta? Ei, mul siin oma leht. Flyest, eks tänase päeva siis 10. Campish 9. Siis GK, sa leiad midagi, räägi? Jaa, Mait näitas meile siin stiili näidet jumperist. Vaatame, kuidas riivekatega käib. Sest ega Citroeni mehed ütlesid, et oli meil idee, et kui juba ta ei näitagi jumperit, ta näitab meile hoopis seda, kuidas eksis ära Quicksilver Statue of Deathil. Mitte Statue of Death. See oli ühel teisel võistlusel, teine obstaakel üldse. Hea, kui sul neid palju on. Jah. Kuule, aga vaata, ma korraks pööran pilgu nüüd selle täna päeva tulemuste peale, siis Flyest, Campish, GK ja Karma on 9, 10, 11, 12. On kvalifikatsiooni tulemuste järgi on nad kõik koos ühes pundis ja kui vaadata nüüd neid sellised, kõik on olnud 6 ringi sees, see ennust peale Karma, aga Karma kiirusele 20, aga GK, eks ju, 6 ringi peal, Flyest 6 ringi peal ja Campish 6 ringi peal, nii et tegelikult võib tulla väga tõsine võistlus praegu, kui saab ilusasti kõik kaamerad paika ja mehed käima. Taustas käib
ettevalmistused ja nii kaua kui Maidu siin otsib ja leiab ikka, talle meeldivad need laagrite peal olevad kaamerad. Mait, mitte Maidu. Vabandust, Mait. Et leiab neid virvarkaameraid. Järgmine post ja järgmine post kohe. Vot see oli selles mõttes kõva laks, et ma ei tea, kas tuli piloot sealt nüüd täieoga või seda saame näha originaalkiiruse peal, siis on ta aru saada, kas oli, kui suur see kiirus oli. Aga ütleme niimoodi, et näha ta. Seal. Jah, et aga kiiremat kohta sellel rajal enam ei ole. Ja see on praktiliselt jah, see on ikka päris mitukümmend meetrit. See on 60 meetrit sealt lipust kuni sinna Saara tagant, jah, circa 60 meetrini, no seal võib see kiirus ikka väga suureks minna. Ja neid Mait otsib neid Mait natukene õelutseb siin Karva ja Hipi kallal, aga muidugi paneme Karma siis eetrisse. Ei, see on jälle samas... Kelle kallal sa ikka võtad, kui mitte sõprade kallal, on ju? Absoluutselt nii see tuleb siia ja ei jõua kaugema, väga ilus on, vaata kunstiliselt läheb päris vahvaks. Kas me saaks seda natukene aeglasemalt keerutada? Sul hakkas pea ringi käima. et ära... Ja kui nüüd mõelda, et mida see vaene masin pidi tunda saama selle hetkel, kui ma ei taha mõelda, mis G-jõud seal on. Aga tuleb, Karma saab postiriiveka, teeb puhast kunsti. See on kunst, puhas kunst. See on uus stiil, droonikaamera kunst. Üks aparaat otsustas juba enne starti ennast. Katusele keerata ja ei saanudki kohalt ära. Küll aga ülejäänud 2 on rajal. Aga siit tuleb nii. Kohtunik ütles start. Uus start ei tule. Ei tule? Vabandust, jah. No siis jätkame kommenteerimisega sellepärast, et GK on esimene, Flyest FPV teine, Karma 3 ja Campus 4. Jah. Tulevad Citroenist. Ja ei suutnud Citroenini jõuda 2 masinat. Need parempoolsed pildid on mõlemad seal. Ikkagi sai liikuma ennast. Karma sai liikuma ennast. Ja väga kõva kolks, kui mikrofoni seda kuulda on, siis see on just nimelt jumperi lineeri kolks. Ja taas Öeldi mulle, et need autod on tarbesõidukid, need on tarbimiseks mõeldud ja ükski droon neile midagi ei tee. No ma vaatasin järgi, see on 8 mm-sest veekindlast vineerist, ma ei usu, et see droon ära lõhub, aga praegu siis... GK liider, Flyest teine, Karma 3. GK-l 4 ringi läbitud, Flyestil 3 ja Karmal 2. Jah, ei ole just kõige parem seis Karmal momendil, et nüüd ta jäi Quicksilveri statusse kinni. Kaotas ennast natukene ära ja mis saab lendu küll, aga ütleme nii, et siis edasi saamise võimalus on väike. No ükski sõit pole läbi enne, kui ta läbi saab, eks? Ja seda muidugi. See on ilmselgelt, meenutame mõne aasta tagust olümpiat sai Karma ka 3. ringi kirja. Aga selleks ka kõik, aga on ka veel, teised on ju veel rajal. Ja GK ja Flyest ikka veel lendavad, aeg sai nüüd täis 6 ringi ja 4 ringi. Karma 3. No, Flyest veel tuleb ja lõpetab ilusti oma ringi ära. See on väga tubli sooritus. Väga hea. GK 7-5 ja need lähevad siis edasi. Campishil on esimesel ringil siis välja kukkunud. Lähevad edasi GK ja Flyest ja vaatame üle siit ka siis korduse. Karmal oli paar päris sellist huvitavat mittetabamist. Esimene kohe siit põrandasse. Väike põrandapõrge. Ja siis ei leidnud ennast üles, oli seal telgi taga või telgi all päris pikka aega. Sai ennast küll püsti. Ennast, aga kuidagi ei suutnud jälle seda suunda üles leida. Siis jäi ta sinna veel leedi taha kinni, nii nüüd on Xara all
Xaralt pika sirge peale ja ka seal on mingisugune huvitav selline veider trajektoori kasutamine. Nüüd on need kõrged lae all olevad pikad diagonaalid ja ka sinna. Ja siis vaatame, mis seal üleval, kes see ülemine oli meil. Campish. Campish hävis meil maha pööre ja läks vastu seina selles, kus tuleb ülevalt korruselt nii-öelda alla minna. Vajus lihtsalt liiga kaugele välja. Ja jälle need kaamerad, mis on meil laagrite peale pandud ja tekitavad ägedaid ilusaid kunstiteoseid. Ja no vaatame all paremal Campish. Jah, ta läks sinna. Käis veel, vaata, kas see on venditoru või millegi tagant käib läbi. Nii. Kuhugi riiulite vahele, üles sinna kõrgele riiulite vahele. Vaata, see on lisaobstakel on võetud. Karma võttis siit ülevalt. Sellise obstaklit läks torude tagant. Mööda seina alla ja siis crashis. Seekord küll mitte sinna punasesse prügikasti, mida sa hommikul siin üritasid sinna trajektooril ette panna, aga põhimõtteliselt on siis niimoodi, et meil uue finaali practice jaoks tehakse juba ettevalmistusi ja Mr. Brakovskis, nii lihtne see ongi, ehk et Maris Brakovskis, siis on test, ehk et nüüd juba siis Tanel Tambu, GK, Gustavs Kavats ja Flyest FPV ehk siis Rasmus Mägi ja kui vaatame siis tänase päeva tulemuste põhjal, siis kust me leiame Brakovskis 7, test 8, ja Flyest oli 10 ja GK 11, nii et 7, 8 kvalifikatsioonisõitude tulemusena ja test ehk et siis Tanel Tambul oli täna, minust hommikul oli ka ikka päris palju mitmeid erinevaid selliseid muresid, et ta sai ka oma selle tulemuse ikkagi vist alles üsna pikka vaevalise sellise kaua kestva töö tulemusena. Jah, hoolimata sellest, et Tanel Tambu on tegelikult selle rajameister. Et tema liiga hästi tehtud rada. Kõige hästi koosas. Ei jätnud endale võimalust, vaid surus kogu selle võimaluse siis teistele ja ju siis, aga ega see on ka vajalik, et tegelikult jah. Ja näitab Mait meile siin Karma järjekordset kokkupõrget. Et mina ausalt imestan, Karma lennustiil on siuke käsi kullas või teistpidi, eks ju. Ja ma siiralt imestan, kuidas ühel mehel on õnne. Kõikidest neist episoodidest nagu ikkagi lõpuks puhtalt välja tulla. Ta tuli välja, aga jah, et edasi kahjuks ei saanud, et jäi oma sõidus 3. Et 2 esimest siis liikusid edasi ja see tähendab seda, et nüüd on practice, kohe siis ütleb neiu meile kindlad kellaajad ja ütleb sekundite lugemise ette ja siis läheb. Oote, aga meil on D-finaali start on paigas. Mr. Brakovskis number 1, test 2, GK 3 ja Flyest 4. Ehk siis anname minna. See oli start, see oli practice? Jah. Oota. See oli ikka päris start. No võt näe, ajame siin udu. Mr. Brakovskis liider, test 2. Mr. Brakovskis siis üleval vasakul ja test üleval paremal. Flyest FPV 3 ja GK ei olegi õhku tõusnud. Millegi pärast, aga kuigi pingis nad istuvad kõik, aga et siis masin pole üles tulnud. Aga siin sõit on ikka juba märgatavalt teise tasemega. Kiirus. Ja kiirus on olemas ja Brakovskis on siis, jah. Aga Flyest on tõusnud, Flyest on meil all paremal. Tema on tõusnud Tanelist ette.
ja Flyestil arvutame, kust ta tulema hakkas. Kui kaugelt ta tulema hakkas tegelikult ju bussi eest, kaubiku eest sai napilt lipust mööda praegu. Aga on Flyest välja langenud, kus täpselt, seda kahjuks ei näinud, jäin siin ise tulemusi vaatama. Ja test. Ja veel üks ilus kaamerapilt, kunstiloomine, aga see kaamera saab vist üles. Kes on seal paremas? See on Tanel Tambu, paremal üleval. Tanel Tambu saab üles ennast ja eksib ära küll, aga mis nüüd juhtus? Leidis ennast üles, uuesti tulevad pikk sirge ja läheb ilusti jälle rajale tagasi, nii et töö käib praegu. Obstaakel, nagu sa ütled selle kohta. Ja siis on meil seal, siit kaugelt ma ei näe seda nime, Kraft Neime, see on Mr. Brakovskis, jah? Jah, õige, jah. Brakovskisel on siis 4 ringi tehtud, 29 parim ring. Ja 2.02 6 ringi pealt, see on päris hea, see on see pace, ütleme niimoodi, prognoositav. Ja praegu Tanel on ülespoole tõusnud koha võrra ja siis Flyest, kes ikkagi tegelikult üsna kaugelt on alustanud ja päris kaua on saanud ju nendes finaalides lennata. Kahjuks praegu on siis leppinud kuskil on ta nüüd maas külili. Igatahes sellepärast, et pilt on töökoda täis. Pilt on töökoda täis ja leitakse ehk üles sealt. Aga nüüd juba minnaksegi kokku korjama seda oma... Niimoodi siis käitutakse masinaga. Mis? Siin noored mehed on emotsioone täis. Viskas ikka väga korralikult aparaadi vastu maad praegu puruks. Vaatame korra uuesti. Ilmselt siis on vanaisal, emal-isal raha nii palju, et võib endale selliseid trikke lubada. Et siis... See oli meil GK, kes ei saanudki maast üles. Ei saanudki maast üles. Ja see telliskivi käis päris kõva kolksuga vastu betoonpõranda. Ütleme niimoodi, et ilmselgelt on ju aru saada, et kui sa oled Lätist tulnud kõvasti vaeva näinud terve päeva ja su droon lihtsalt ei stardi. No jah, aga sellegi poolest. See ikkene, võib-olla mina kui muude spordialad hindaja, see on ikkagi natuke nagu ebasportlik. Seda kindlasti. Et milles siis see masin vaevalt süüdi on, kui sina ei oska teda käima panna. Aga see selleks, las ta jääb praegu. Vaatame, mis meil siin siis võitjate Mr. Brakovskise poole pealt tulemas. Oota, kas Mr. Brakovskis oli ka ju eelmisel etapil, aga tema sinna 6 hulka ei pääse. Ma kirjustasin 6 üles, ma teisi kirja ei pannud. Nii et... On meil siis üleval vasakul Mr. Brakovskis, üleval paremal test, all vasakul GK, all paremal Flyest. Jah, GK jäigi ennast siia meile pilti näitama, aga teised ülejäänud ikkagi sõitsid oma sõidud ära ja küll Flyestil on 2 ringi, kusjuures see 1 ring, mis ta siin vahepeal tegi, või teisel ringil oli ju tegelikult päris kiire, ütlesid, et ta sai isegi ju Tanelist juba korraks mööda, nii et tulem oli päris kena. Ja näitab siin meile siis, mis Flyestiga juhtus? Tuli... Ja lihtsalt keeras kurvi sisse sealt, kus... Ei. Vara või hilja? Hilja. Ta oli nii-öelda liiga väliskurvis. Ta peab siit minema paremale all. Ta läheb vasakusse posti sisse, jah, siis küll, jah, võttis. Ja võtab... siduri ketas. Jah. Maandub Citroeni siduri ketta peale, nii et sellised kaadrid saab olla ainult siin. Leho keskuses laagris, et kus droonid maanduvad siduriketta peale või siis läbivad sillast endi vahetult enne sõidu algust. Et nüüd siis Brakovskis ja test, ma saan aru, siis liiguvad järgmisse finaali, ehk et läheneme me järjest rohkem ja rohkem juba päeva tippudele. Sealt peaks siis juurde tulema kas Kris ja KP või? On mul õigus? Laadid üle? Jah, kontrollin kohe järgi. Sest et ma vaatan nüüd kvalifikatsioonisõitude tulemuse järgi, siis peaksid nüüd, kui test ja Mr. Brakovskis olid need, kes praegu olid, siis peaks tulema Kristjan Petersons ja Kristjan Vaga. Ja nendele
ja nendele siis appi praeguse sõidu 2 paremat, Mr. Brakovskis ja Test. Et jah, Vaga on ootel, siis on ka Maidu, või see Tanel Tambu on ootel ja kuskil on Mr. Brakovskis sätib oma pilti. Ja Keipi on ka paigas. Jah. Pane tagasi. Kiiresti Brakovskisel on vist segadus praegu sagedustega, saavad ta need paika ja ehk siis saab tema ka järgmisse finaali ning kõigepealt siis muidugi see practice lap ehk et siis sageduste võrdlemine. Kohe 3 masinat on praegu juba ootel. Kenasti paigas. Jah, aga vahepeal Mait näitab meil siin kordusi. No siin selles mõttes vaata esi läheb juba sportlikumaks, et mitte ei tulda lihtsalt lõpuni, vaid lennatakse ikkagi võidu ja Mr. Brakovskis ja Test näitasid ilusti. Lendasid võidu. Lendasid võidu, jah. Ja kui arvestada, et 4 ringi tehti, siis nende päevase jooksul nende prognoos oli 6 ringi peale, aga praegu on juba ikkagi võidusõit ja siin tuleb täpsem olla, et siin enam, kui sa kvalifikatsioonis seal tegid mõned ringid ära ja said oma aja kirja, siis nüüd on vaja ikkagi täpselt sõita. Ja nii ongi näha, et siis Brakovskis ja Test, kes sõitsid ikka kindla peale seda. Meil on sõit algamas. Vaata, kes tegu C-finaaliga. Üleval vasakul Keipi, üleval paremal Chris, all vasakul Mr. Brakovskis ja all paremal Test. Kohe saame selle pildi ette. Ootame stardi siit kaadrist ära. Ja kõik 4 korraga üleval. Väga äge, vähemalt. No võt, see on visuaalis hakkab juba asi pilt ikka sõiduks kiskuma ja siin on juba nagu vormeli moodi teema. Kuigi, kes all vasakul on? All vasakul on Mr. Brakovskis. Oli tal väike nagu häire. Aga sai ilusti üles jälle ennast ja väga... Aga jälle alt vasakust, jälle Brakovskis. Test liider, Keipi teine, Chris 3. Vot see on äge. Ja on meil keegi kinni... Brakovskis on see vist või? Jah, Brakovskis oli kinni... Ja, aga sai liikuma jälle uuesti ja on nüüd ta praegu ka Ksaaralt läbi. Testil läbi 2 ringi, Keipil 2, Chrisil 2, Mr. Brakovskis samamoodi 2 ringi läbi. Noh, Keipi ja Test ehk siis 1 ja 4 diagonaalis üleval vasakul ja all paremal. Petersons ja Tambu on need, kes siis praegu tõmbavad seda punkti. Just, ja Tambul väike eksimus muidugi. Ja Chris Vaga on ka 3 ringi peal. Tambul praegu 4 ringi. Aga mul on tunne, et Test on väljas, jäi ta kinni kuskile. Ja Brakovskis on liikumises. Chris tuli ära, ilmselt Kristjan Vagal. Sõit küll kestab, aga ise ta juba vaatab telekat teemalt. Aga Test on oma tulemusega veel teisel kohal, jah? Jah, et see tähendab seda, et kui nüüd tal veel saab ta üles ennast, ei saa enam. Tema vist ei saa, tundub, et ta on seal ikka kinni. Et praegu meil ongi, Brakovskis tõusis nüüd teiseks, KP, Kristjan Petersons ja Mr. Brakovskis on siis need mehed, kes ilmselgelt Maaris Brakovskis tulemus ära teevad ja siit finaalis siis kahju, aga Tanel Tambu ja Kristjan Vaga jäävad sinna. Peaaegu võiks öelda, et Läti meistrivõistlused C-finaalis on peetud. C-finaalis on peetud, aga ega meil siin vist väga palju... Meil ongi jäänud... Meil on ikka tegelikult, meil on ju veel Quicksilver on veel, meil on veel MV, eks ju, Meelis ja... Kes tulevad ju järgmisena peale. Ja, nii et nüüd on uue finaali seltskonnas 2 eestlast juurde tulemas. Ehk et siis meil Meelis... Lätlased 2 eestlast kustutasid ära.
ja pakutakse võimalust meil siis vaadata. Nii, ja vaatame siis uuesti järgi, jah. Algus oli küll, esimene ring oli väga võimsalt, kõik 4 masinat olid korraga peal. Väga intensiivselt antakse. Tõeliselt. Ja kus nüüd esimene eksimine oligi siis kohe selle pika sirge lõpus. Ehk siis seal oli kohe esimene eksimine just nimelt, nüüd näitab korra tagasi seda sama kõige pikema lõigu pealt ja see on Bratkovskis oma. Ja tuleb, näed, vaata, oli väike häire oli nagu sees, ilmselt see kurvist otseselt küll ei seganud, aga ju see ikkagi häiris. Ja ja aga saab ülesse ja saab nii hästi ennast ülesse, et jõuab veel järgmisse finaaligi, nii et läks õnneks see pikaks laskmine ja kõik ülejäänud elemendid võetakse küll väga stiilselt siin jälle, aga ongi Bratkovskis ilmselt mingi häire on sagedustega, sest et ta kaotab ennast ära, need siin pildid läksid käest ära, nii et siin tuleb jälgida seda olukorda ning kõigi eelduste kohaselt siis nüüd läheb natukene aega, millal ta oma asja ajab. Aga mina siin vahepeal tegelikult küsiks, võtaks väikse inteka ja küsiks Chrisilt, et mis temal siin toimus? Leidsin üles Kristjan Vaga shop.fpv.ee pealiku. No Kris, lätlased võtsid kaksikvõidu. Kuidas te lasite seal juhtuda? Ebaõnne toel, ütleme nii. Aga tempo oli üleval, selles mõttes kõik oli hästi, et mis ikkagi saatusekaks jäi? Mul endal sai selline pisiasi nagu, et kaamera lähets lihtsalt läks lahti ja pilt muud suduseks. No jah, aga kas sa oskad öelda, kust uue kaamera läätse saab? Tegelikult uut ei ole vaja, et on vaja lihtsalt kinni keerata. Aga kui oleks vaja uut kaamera läätse või drooni, siis selle saaks? Siis kindlasti oleks vaja minna shop.fpv.ee. Aitäh, Kris, ja vaatame siis ülejäänud finaalid ka veel ära. Kes võidab? Ma arvan, et Meelis. No. Päris kindel selles. Väga hea. Hoiame omadele pöialt. Et ennustusvõistlus on peetud, nagu ma aru sain. ja Kristjan Vaga pakkus välja täna siis võitjana MV ehk siis Meelise, kes oli hommikul väga mures ja vast, nagu me siin ennem rääkisime, 5.–6. kvalifikatsioonis, 5.–6. kvalifikatsioonis sai siis olema tulemusi hakata liigutama ja hakka tulema midagi, nii et MV-le hommikupooliku või päevase kvalifikatsioonide põhjal siis 3. koht Toomas Petersonsi ja Nuule selja. Aga, no nii, B-finaal, üleval vasakul MV, üleval paremal Quicksilver, all vasakul Mr. Bratkovskis, all paremal KP. Back to race ja väga kõva sõit nüüd siis ootamas meil MV Quicksilver, Mr. Bratkovskis ja KP. Ja Kristjan Petersons, Kalle Põllu, Meelis C ja Maris Bratkovskis. Kõik masinad on rajal, nähtavus siin muidugi meil on keeruline, aga ja päris hea hooga. Kolmekesi koos. Kes see on veel eemal praegu? Kellegi pilt? Ikkagi. Kolmekesi koos on KPMV ja Quicksilver. Ja, aga nüüd, ja siis ongi Bratkovskisel on jälle siis masinaga probleeme ja tundub, et tal ei ole nad lahenenud nii, nagu nad siin ühest finaalist teise minnes on, aga väga tempo, väga võimas tempo ja 3 masinat sõna otseses mõttes sekundites 18, 18 ja 20, vaid KP on hetkel sekundi murdosa aeglasem kui ja vaata.
tullakse kaks meest, tuli kolmas ka ikka välja. Kolmas ka, kõik kolmekesi on täiesti ühel joonel, et selle pikal 60-meetrisel lõigul on nad praegu, kui hea kiirus ja väga võimas kiirus siin sellel raskel rajal. Nüüd, mis mind väga huvitab, mitte ainult see, mind huvitab, keegi sai nüüd see kulaka. Oli vist KP. KP kahjuks, aga MB ja MB ja Quicksilver jätkavad need Meelis ja on ka Quicksilver, vaata, veidikene ära eksinud. Ei. Nüüd on 3 pilti on ikkagi praegu tempos üleval ja kiirused on tõesti suured, vaata siin 19, 8 ringi graafikus sõidetakse, kuigi Quicksilveril praegu millegi pärast näitas korraks 4 graafikut, aga ikkagi. Quicksilveril mul on tunne, et üks ring on lugemata jäänud. Kukkumine kohe pärast jumperit ja mis mind just seesama, see Quicksilver statue läbimine on niisugune põnev koht, kus nii suurel kiirusel on väga huvitav jälgida, kuidas keegi läheb seda läbimist võtma seal ja sellega milline kunst jälle siis, kes meil maha jäi. Quicksilver ongi maas või? Punaseks. Nüüd ongi põhimõtteliselt 2 masinat, 3 veel upitab korragi, kas saab üles KP ja Maris on Prakovskis meil juba maas teisel ringil, aga 8 ringi pealt. 8 ringi sõidetud ja aeg sai täis MV-lt, nii et 7 ringi Kristjan Petersonilt ja Meelis Schelt on siis 8 ringi. Päris hull tegelikult seda 8 ringi sõitu nad otsisid täna, ei saanudki. Paneme korduse peale. Sellepärast, et MV terve tänase päeva on üritanud seda 8 ringi saanud, ta ei saanudki kvalifikatsioonis. Tuletan meelde, üleval vasakul MV, üleval paremal Quicksilver, all vasakul Mr. Prakovskis ja all paremal KP. Prakovskisel ilmselt lahkus pilt, näed ise siin esimese ringi lõpust ära, eks, et seal on tal mingisugused probleemid, aga just mis meid huvitavad on MV ja KP omavaheline heitlus ja see kiirus oli küll muljet avaldav, kuidas näiteks sealt jumperist välja tuldi. See, mis Mr. Prakovskisel juhtus, oli lihtsalt see, et teised olid lähemal videovastuvõtjatele ja see pilt kaduski ära. Et ei olnud seal midagi teha. Aga nende 2 mehe kiirus täiesti, Kristjansi ja Meelise kiirus ikka väga hull. Väga hull. Quicksilver Kalle ka. Quicksilver samamoodi. 3 mehe kiirused ikka täiesti metsikul. Ja täpsus. Vaata nüüd juba ikka me näeme ikka täpset sõitu. Ja me oleme C-finaalis. Ei, B-finaalis. B-finaalis, jah. Õige, nüüd tuleb. Ja nüüd tulebki finaal. Finaalsõit ja sinna finaalsõitu ootame me siis Toomas Petersonsi ja Nuulet ehk et siis tänase päeva 2 kõige kiiremat meest ja Oskars Raudins on siis Brick Racingust, Toomas Petersons B-side'ist, Lätist ning sinna siis Meelis Tšee, meie FPV esindaja ning Kristjan Petersons. Nii et 3 lätlasega tuleb siis Meelisel vastamisi minna, nii et ootame ilusat sõitu. Ilmselgelt. Ja siin olid ikkagi juba näha juba kiirused, et kui pärast on, ütleme siis, Mait paneb pilti kokku, siis need eriti see otse tulev kaamera, mida võetakse nüüd siit Xaralt tulemisel, see kiirus ja selle maha pööramise koht, et see peaks olema väga muljet avaldav, ma arvan. Just. Et juba siin on juba nii seda kui teist, eks, nii ka ootamatut crash'e kui ka väga suurt kiirust. Ja täpsust. Ja milline maha pööre. Ja nüüd... Uskumatult. Aga selles mõttes ega see refleks on selline, et siin hetkel me ju vaatame aeglustatud korras seda kõike, et siin iga sekundiga juhtub umbes 3 asja. Jah. Umbes 3 obstaaklit. Jah. Et kui me arvestame sellega, et 2 minutit on sõit. Oot, mul on siin mingisugune
midagi oleme me jätnud kahe kõrva vahele. Mis see tähendab? See on mingisugune... See on täitsa ebaoluline asi meil. See on veel laadimata see koht ilmselt, nagu ma aru saan. Ma ehmatasin praegu ära, et kes HSTRL Fillar meil on. Saaksin mõtlevad hoopis. Nii, mis sa leidsid? Tagurpidi. Vaata, kuidas tullakse välja. Kahekesi ja kuidas võetakse koht. Ja näed, siin läks natukene käest ära sellel teisel droonil. Ja see ongi et nüüd kas parem õlg ees või ma nägin ka vasak õlg ees minemist. Ehk et siis bussist välja ja niimoodi alt läbi. Ja, saab ka nii, see on täpselt see loogika jälle, kuidas pool sul aju poolkerad töötavad. Vaata, kui lähedal lennatakse. Ai. Aga samas eksis ära kuskil mingil hetkel, jah. Et hästi lähedalt küll, ja nüüd läks alt või? Jaa. Aha, see on... Sai kolksu, aga sai püsti ennast. Ei saanud. Ja kolks tuligi, et oleks pidanud ju tegelikult ülevalt lendama traatidesse või sellesse valgusribadesse kinni. Nii, aga meie oleme finaali ootel. Ja... Embi ja Keipi on siin juba paigas. Ja istuvad... Vabandust, Embi ja Tope. Nuule on paigas. Nuule on samuti paigas ja Keipi on paigas ja lähevad oma practice'isse. Just, nii et esimene siis practice ring ja nagu siis öeldud, 3 lätlast ja 1 eestlane võtavad siis selle tänase Veho GP finaali kohad sisse. GP. Veho Drone. Veho Drone GP, jah, täpseme, et kõik sõnad peaksid õiged olema. Ja läheb lahti. Embi, Tope, Nuule ja Keipi. Start on antud. Kõik 4 masinat kõik läksid esimest väravast läbi, seega meil on go. Ja siin ei jõua lihtsalt enam isegi midagi rääkima hakata praegusel hetkel kõik. Ja nüüd kas kõik korraga lähevad jumperisse? No väikeste, tõesti mini-väikeste vahel. Tulevad reas. Kõik 4 on väikeste, hästi väikeste vahel. Nuule liider, Embi teine, Keipi 3. ja Tope 4. Jah, aga Toppe on kuskil kas signaalmaas või ongi crash. Kolks on kuulda, teine kolks on kuulda. Kas saavad üles? Kas nad sai kokku? Ja praegu momendil on siis meil pildis, kõik 4 on üleval. Kõik 4 on üleval, kuigi Toppe on, sai tema ka 2 ringi kirja, Nuule ja KP. On siis need, kes praegu ja nüüd Meelis üritab siit veel järgi tulla. No Meelisel kiirust on. Kiirust kindlasti on, kas ta nüüd siis saab selle väikse äparduse, mis tal siin oli vahepeal, kõik pildid olid meil ju korraks ju kaotsis, nüüd KP, Nuule, MB tõuseb teiseks. MB tõuseb teiseks. Ja vaata, kus on kiirus praegusel hetkel, 2.39 näitab ringi aega. 2.44, KP, Toppe, MB, Nuule. Et Petersonsid on hoopis praegu juhtimas lätlased ja Petersonsidelt Nuule tuleb üles, mis siin on mingisugune nullide aeg, 17.6. Nuulel oli väike... Aga 17.6 on ringi aeg ja see on tänase päeva üks tõesti kiiremaid. Pilt enam ei jõua jälgida, ma ütlen ausalt, sest sealt lihtsalt ei saa pihta enam, mis toimub. Need on nii kiired ja Quicksilveri obstaaklit pidi 2 korda keegi läbima siin. Kes see siin valge sellega on, pidi tegema 2 korda selle sõidu, et esimene kord läks mööda sellest, aga nüüd siis aeg täis. Nuule 7 ringi ja ta on veel rajal, tal on veel õigus rajal olla, ehk et siis... Ja Nuule sõitis värava maha vist, ma ei tea, kas see oli Nuule või Keipi, aga... Mis värava? Seal taga oli üks õue ajutine värav. Ja keegi pani sinna sellise hooga sisse. Ja Nuule võitis siit oma võidu ja vaatame, kas me saame Nuule intervjuuga äkki ka tänasel päeval joone alla tõmmata. Sain kätte tänase päeva kiirema mehe Nuule. Nuule, you have been in our series for as long as I can remember. I mean, probably longer than we have held the races. But you haven't been so fortunate up until now.
In previous races, I mean. What do you mean by that? I mean, Shorter explanation. you have tried to win the race for quite some time now. Yeah. How does it feel? Good. No, of course not the last or the first time I won this race, actually. Yeah, but Yeah, I'm for feeling good. quite some time you have been like up there, but with some issues. I'm fighting with all the issues I have always, like video or drone is broken or something. But now it was everything was fine till the end. Well, only the video wasn't, of course, so good again. But you made it. Yeah, I made it. Okay, so what up? Our next event is in Tartu and it will be quite a big place. Will you be bringing the small one or big? I will race my small one. It's my main drone and it's my favorite drone. So yeah, I will race this one. Okay, thank you, Nuala, and we are wrapping our show up. I wish you best of luck and thank you for coming. Okay, thank you. Ja meie siit head vaatajad lõpetame. Ma kutsun korra kaadri ette ka hea sõbra Hardi Raiandi. Hardi esimene drone racingu kommenteerimine elus. Kuidas tundub? No eks seda pead ütlema sina, kes sa mind siia kutsusid. Mul on natukene siin mõtteid veel, et me arutame nüüd läbi ja ma arvan, et juba järgmise reisi teeme ikka nii, nagu see asi mina tahaks teha. Eks me praegu olemegi võib-olla sellises natuke keerulises situatsioonis minu jaoks, et ma olen harjunud istuma stuudios, mul on kõik asjad selleks olemas. Ära hädalda. Ei hädalda. Aga mul on täna kõik asjad selleks olemas, et ma näen, et ma tahan seda veel teha. Ja mul on hea meel siin olla. Just, ja teile head vaatajad, meil on väike palve. Kui te oskate meil öelda meetodeid, kuidas me saaks seda asja teha paremini jälgitavaks ja millest me rääkima peaks ja kõike muud seda, siis pange see siia alla, palun kommentaaridesse kirja ja meie siis Hardiga järgmine kord Tartus kohtume. Aitäh kutsumast. Praegu peab ära lubama. Ja, aitäh kutsumast, eks ma siis luban. Muud ei ole üle. Aga eks kindlasti ootame just nimelt sõnumeid ja infot, et mida te tahate kuulda spordiala kohta, mille üks võistlustest on siis Hobbyzone Drone League. Just, ja aitäh teile vaatamast, kohtume 18. märts ja Tartus.